Täna on siis tegemist metsatööpäevaga, kus valitakse sauna tegemiseks majapalki ja head saunapuud sellest metsast leiab küll. Et see mets on piisavalt vana, üle 100 aasta, on rahulikult kasvanud, et puud on suhteliselt hästi laasunud ja piisavalt sirged, mis tähendab, et me saame siit oma väikse sauna tehtud küll. Ja selle läbimõõdu hoiame niimoodi kusagil 20-25 sentimeetri vahel. Et need puud siis märgime ära ja peale märkimist läheb langetamiseks ja väljaveoks. Puhtaks tegemine on see, et endal ohutum või... Ja, et kui valele pool hakkab kukkuma, et sa teist ära joosta, et kõhuli ei kukku. Ega selles mõttes on see. Et oleks ohutum natuke. Langetamiseks on siis ka aeg oluline, et oleks südatalv ja ka kuu seisu vaadatakse, et parim ehituspuu aeg on, langetamise aeg on siis noorkuu kõva aeg. Et see on siis, kui sirp on kasvav ja ei ole veel poole peale jõudnud, et ja tavaliselt siis noorkuu on õhtuti taevas, kui taevasse vaadata. Sinna suunda. Ka vaikselt minema. Meters you have? 10. We didn't get more. We need more, like I just 5. Mul on läbi ka. Läheb ka. Väga ilusti. Täpselt. Väga hea. No hakkab minema ka. Hoppa. Aastarõngaste laius nagu, et hästi tihe on, et see on väga hea. Et tõesti on ütleme 2 millimeetrit aastas, et see on suurem, mida suurem sügispuidu osakaal, seda paremini pärast mädanemisele vastu peab. Väga hea.
Esimesest saime 6-meetrise, mis on parasjagu selle sauna pikkuseks. Ja võib-olla annab ka teine veel välja 6-meetrisena. Jah, me saame ühe. Siit annab kaks majapalki ilusti välja. Ma lasen sealt otsast, proovin keerata, kas tuli jälle. On lahti küll. Ühega rääkisime, et mingi riietusest oli juttu, et ikka paksem jopega metsa kaasa, et kui on puhkepaus, et tõmbad selga, siis see nii-öelda professionaalne mees, kes nagu käibki käsitsis aega metsa tegemas, see vaatas suurte silmadega, mis paus. Õhtul kodus puhkab.